Nii, tere hommikust, Kristin. Meil siin Eestis ka on nagu tore, et päevad on pikemad, päike paistab, nagu sa näed. Ma olen siin Kassi tänaval ja Andi Jürivete toas nii-öelda. Aga helistasin siis selleks, et meil kõigil on suur huvi teada saada lihtsalt mingeid vahetuid emotsiooni eestlastest, kes seal Ameerikas võistlemas on. Et kuidas sa tunned ennast pärast neid esimest 3 võistlust? Üldiselt. Ja, tere minu poolt ka. Ja siiamaani on kõik väga hästi sujunud, et väga huvitav on olnud siin hooaja alguses mängida. Hoopis teistsugused rajad on, kui me tavaliselt oleme USAs mänginud, et siiamaani on need olnud rohkem sellised nagu avatumad. Et seal idarannikul on need pigem sellised kitsamad võib-olla. Jah, ennastunne on hea ja selles suhtes mul on siiamaani ikkagi pigem positiivsed emotsioonid. Kuidas sa seni nagu ka iseenda esitusega oled rahule jäänud, et sul on ka üks võit ja oled kogu aeg nagu pildis olnud? No ma arvan, et tuleb rahul olla, et imelik oleks mitte rahul olla. Mida sa oled nagu võib-olla kõige rohkem selle Ameerikas veedetud aja jooksul näiteks nautinud? Kas siis mänguliselt või täiesti väljaspool discgolfi, aga mis on olnud nauditav? Ma arvan, et kui sa oled õigesti meelestatud, siis sa oskad igat hetke nautida. Et see ongi see, mida ma olen püüdnud teha ausalt öeldes. Et olla hetkes ja lihtsalt nautida seda, mida ma teen, kus ma olen. Ja ma arvan, et siiamaani on suhteliselt hästi õnnestunud, et jah, aga lihtsalt üleüldisest mõttes discgolfi mängu pigem ikkagi, et siin ma nagu olengi selle jaoks, et discgolfi mängida ja see on olnud prioriteet ja mulle on väga meeldinud. Kui kaua annab tunda endast see jetlagi mõju ikkagi, et sul on nüüd kogemusi päris palju võrrelda, et millal sellest päriselt nagu üle said või kuidas ta mõjutas, ütleme, esimest võistlust? Eks ikka teatav selline reisiväsimus võib-olla oli sees, aga meil on õnnestunud neid reise niimoodi nagu planeerida, et kui me kohale jõuame, et siis kui me natuke oleme veel üleval, et siis tulebki nii-öelda see normaalne magama mineku aeg. Ja tegelikult siis on võimalik nagu see rütm suhteliselt kähku paika panna. Aga eks ikkagi, iga inimese organism on ju harjunud teatavate nagu rütmidega. Et ikka tuleb mul ette neid asju, et ma ärkan nagu öösel üles ja et ei saa magada. Aga sinna nagu ma ei oska midagi parata, et seda tuleb lihtsalt aktsepteerida. Üleüldises plaanis ma pigem olen ikkagi ennast hästi tundnud energiliselt, nii et ma midagi nagu ei oska kurta, et see on igal ühel individuaalne. Kas sellel aastal oled sa täheldanud, et sellel USA tuuril on midagi nagu uut moodi või teistmoodi, mis sind kui mängijat nagu kuidagi mõjutab või lihtsalt on pannud, oled tähele pannud seda? Ei oskagi öelda selle pilguga, et kas midagi oleks nüüd kardinaalselt nagu erinev, et see süsteem on siin ikkagi nagu sama ja tore on näha, et naisi on hästi palju võistlemas, et mingid aastad siin tagasi ikkagi oli ju tegelikult vähem, et nüüd on nagu pigem selline tung võistlusele, et jäävad ka naised nii-öelda ukse taha, et kõik võib-olla ei saagi mängima. Et see on see, mida on nagu tore näha ja positiivne selline trend. Aga rääkides sinu konkurentidest, siis siit Eestist nagu ülekandeid vaadates on paljusid üllatanud kindlasti Katriina Alleni mäng ja siis Valeri viimane ring Veikos, eelviimane korv, et kas sa oled ise neid samu asju täheldanud või mis sind veel üllatanud on kellegi konkurendi juures? Katriina absoluutselt ei ole üllatus, see on ju teada, et ta on suurepärane mängija. Et ma tean, et ta on kõvasti tööd teinud, ta on kogu aeg tasemel olnud, et see nagu on minu arust pigem normaalne, et ta hästi mängib.
ja Valeri on ka absoluutselt on väga andekas, ta tõesti mängis selle viimase ringi, mul ei olegi väga õnnestunud temaga vist ühe korra äkki oleme koos mänginud, aga väga nagu sitket mängu näitas, kõik putid pani ära ja et absoluutselt ta vääris seda võitu 100-ga, et selles suhtes ta tõesti tabas kõiki tunneleid ja tore oli nagu vaadata seda, et ja samamoodi ma ei saa öelda, et see nagu kuidagi üllatus oleks, et minu arust see ongi normaalne, et kõik sportlased ju siin treenivad selle nimel, et võita ja siin on väga palju selliseid andekaid naisi, kes ongi võimelised ennast esikoha peale mängima, et see on väga vägev. Väga hea. Selline fun küsimus ka või ma ei tea, võib-olla ei ole fun, aga et on olnud ka juba mitu rada, kus on nagu veekogud ja jõed, et kas ketted on nagu vette ka jäänudki ja kas on mingist kettest väga kahju? Ja mul on 5 ketast on vees. Kõik olid põhiketted, ütleme, ei olnud nagu mingid lisaketted. Et kõik olidki sellised ketted, mida ma tegelikult viskasin. Aga elu on näidanud, et ei maksa nagu millessegi liiga kiindunud olla. Et see teeb endal lihtsalt elu raskeks, et kui ma need sinna vette viskasin, siis ma lihtsalt juba teadsin, et ilmselt ma neid tagasi ei saa. Ja mul oli üks varukreess oli kaasas, mida ma nüüd viskan, siis ma sain Koona käest 2 tükki, Keiti käest sain ühe, ja Silver andis ka tegelikult mulle ühe enda kette. Et mul on nagu siin inimesed on ümber, kes on aidanud ketastega, et mul oleks midagi visata, et muidu küll jah, peale Memoriali oli selline tunne, et mul ei ole ühtegi nagu sellist ketast, mida tegelikult visata. Siin küsiti ka, et kas ma pean nüüd täitsa tunnistama, et minust on see täitsa mööda läinud, aga kas Orbit Grace on kuidagi erinev kui see Royal Line'i Grace ka, et kas see küsimus meigib sinu jaoks sensi nii-öelda? Jah, Orbit Grace tundub, et ta on natukene rohkem selline kuppel ja tundub, et ta on natukene nagu stabiilsem kui see tavaline stock Stamp Grace. Et mulle väga meeldib ja kindlasti üks nagu selline uus lemmik, et ma sain vahetult enne Las Vegast sain need kätte, sain kohe testima hakata ja kohe nagu läks nii-öelda kotti, et mulle väga meeldib. Okei, 2 viimast küsimust. Esimene neist, mis on olnud seni su võib-olla lemmik mitte discgolfi tegevus Ameerikas olles? No ilmselt see Grand Canyoni vaatamine oli või seal ärakäik, et kui tihti me ikka nagu satume sellisesse kohta, et see oli tõesti väga ilus, et sellist vaatepilti ju kuskilt mujalt ei leia, et see ilu ja selline rahu, mis seal oli, et see mulle väga sümpatiseeris. Ja viimane küsimus on võib-olla selline, et kui sa paneksid kokku oma nagu emotsionaalse poole ja füüsilise poole, siis skaalal 10, kus sa nagu tunned, et sa oled, et nagu võib-olla see küsimuse tagamõte on, et kas pigem on see, et alles nagu hakkab nagu käima minema või tekib juba mingi väsimus kodust ära alles, et kus sa nagu 10 palli süsteemis ennast paneksid, et lahingu valmiduse mõttes nii-öelda? No ma arvan, et eks ma olen kogu aeg nagu üritanud valmis olla, et selles suhtes ma ei tunne, et ma ei oleks valmis. Et eks see on loomulik, et vahepeal oled võib-olla natuke väsinud ja vahepeal on parem enesetunne, et ma arvan, et praegu on okei tunne, et selles suhtes, et ma tean, et mul on veel 2 võistlust teha, siis on väike paus ja siis veel võistluseid, et ma olen selleks nagu ennast juba häälestanud ja praegu on enestunne nii vaimselt kui füüsiliselt hea.
Kuule, aitäh, Kristin, ja tõesti edu veel sinna Peltonisse. Me oleme igal juhul väga uhked su üle ja tõesti kõike paremat, et võtame siis. No ei saanudki nii-öelda loomalaudast otse Las Vegasesse, tuli natukene koroona tõttu oodata ja natukene hiljem alustasid oma Ameerika tuuri. Tere hommikust, Keiti! Tere hommikust! No räägi siis, kuidas sinu emotsioonid on olnud nüüd pärast seda kaua oodatud Ameerika reisi algust? Emotsioonid on väga head, et tasus ootamist ja Las Vegas ei jäänud selles mõttes ära, et ühe esimese õhtu ma sain seal veeta ja sain ikkagi seda linnaelu ja melu ka näha. Kuigi väsimus oli tol õhtul väga suur, aga mul on hea meel, et see sai tehtud ja siin on tegelikult kõik väga tore ja mulle väga meeldib siin. Kiire küsimus, kas COVID-i läbipõdemine füüsiliselt pani sulle ka mingi ootamatult suure põntsu või said hõlpsasti üle? Minul läks ta päris imelikult, et mul ei olnud ühtegi sümptomit väga, aga kogu aeg oli nõrkus, siuke 1,5 nädalat ja siiamaani ma köhin ja see tuli pärast koroonat ja see on hästi-hästi häiriv, et ei ole veel lahti saanud. Okei, no vapralt võitled. 2 võistlust oled saanud kaasa teha. No milline on olnud see kogemus? Kui suur oli ärevus, kui suur oli närv, kui sa läksidki oma esimest viset seal mandril tegema? Memoriaalil kindlasti oli närv tegelikult väga-väga suur. Esimene vise on veel üle veekogu põhimõtteliselt, et seal väga sellist eksimisruumi nagu ei ole. Aga kuidagi pool oli hästi tore. Meil oli 3 pool, 2 hästi jutukat tüdrukut, kes mind nagu natukene teadsid, nad küsisid hästi palju Eesti kohta ja ma arvan, et see jutustamine seal nagu aitas sellest närvist üle olla, et ei olnud üldse hullu. Kuidas sa praegu oma tulemusi nii-öelda kommenteeriksid, et see ei olegi nüüd selle mõttega, et kas sa said kõrge koha või mitte, vaid lihtsalt, mis oli see, mis pani nendel 2 võistlusel kokku sellise tulemuse nagu oli? No ütleme nii, et alati saaks paremini. Memoriaalil ma ei jäänud 1 ringiga rahule, see oli hästi tuuline ring ja seal ma kuidagi tuulega ei tulnud toime, aga ülejäänud ringidega võin rahule jääda. Ja Vakos samamoodi esimene ring väga suure tuulega. Ütleme, need ketaste valikud olid natukene valed, et need kettad, mis Eestis tunduvad tuuleketastena, need Ameerika tuules ei ole tuulekettad. Ja tegelikult oli Vakos natukene häirivalt külm ka, et naised läksid hästi vara peale ja tõesti tegelikult käsi ja ranne, kui nad külmuvad ära, siis putt läheb kehvaks. Aga viimasel päeval oli juba soojem ja läks paremaks. Et see kliima siis selles mõttes nüüd Scottsdale'i vahel Arizonas ja nüüd Wacos Texases, see oli hästi nagu talv ja suvi või? Ja oli sellepärast, et Memoriaalil tõesti meil harjutuspäevadel mul hakkas lausa paha sellest, et nii palav oli ja päike paistis lagi pähe, et tõesti. Ja siis Vakos oli lihtsalt külm, paned nii palju kihteriideid selga, kui lihtsalt peale mahub. Discgolfi kogukond on küsinud ikkagi selle küsimuse, millest alati tehakse juttu, et kuule, kuidas siis on, kas Ameerikas lendavad kettad kaugemale? Või praegu küll ei lenda, et pärast seda off-seasonit Eestis, kui sa oled libeda ja paksude riietega harjunud viskama, siis kindlasti läheb aega, et nii-öelda oma see drive kätte saada uuesti. Et kindlasti ootan, et nad hakkaks kaugemale lendama, aga ma arvan, et see vajab natukene aega ja harjumist. Aga kas need rajad, mis on olnud 2 väga erineva profiiliga rada, eks ole, kas need on olnud sinu jaoks pigem sellised rasked, et nagu ongi raske mängida või sa tegelikult tunned, et nii-öelda Ameerika rajad ei ole midagi nii hirmsad? Nad on teistsugused. Näiteks Memoriaalil see Fountain Hills veekogu ääres. Meil ei ole Eestis selliseid radu, kus mul on umbes pooled rajad, kus ma pean mõtlema sellele, et ma vette ei viskaks ja kettast ilma ei jääks. Et see oli vaimselt hästi raske. Võib-olla see lähenemine niisama ei olnudki nii raske, aga just vaimselt sinna veekogu äärde neid lähenemisi visata oli raske. Aga muidu Vaco rada oli siuke pooleldi metsarada, pooleldi avatud rada, et see oli nagu väga hästi tasakaalus.
ja metsarajad mulle üldiselt meeldivad. Kuigi need metsarajad võrreldes Eestiga, et kui Eestis on metsarada, siis tavaliselt kulgeb ta nagu mööda metsateed nii-öelda. Ehk siis, aga siin on niimoodi, et kui on metsarada, siis on ka keset fairway'd sul puud. Eestis nagu väga palju sellist asja ei kohta, et kui sa tabad fairway'd, siis sa tavaliselt ei tea viski, aga siin võib juhtuda, et sul on keset fairway'd ka puu ja ei lähegi nii hästi, kui alguses arvasid. Sulle ka küsimus, kas jetlagist oled üle saanud, et köha veel sind kimbutab, aga kas sa tunned, et füüsiliselt oled nagu Peltoniks nagu juba rohkem valmis? Ja ma arvan, et esimene nädal oli raske. Siis ma olin kogu aeg väsinud, aga nüüd on kõvasti parem ja nüüd ma magan siin väga hästi. Ma olen alati väsinud, kui ma magama lähen ja ärkan alles hommikul, et sellega on kõik hästi. Kuidas siis Silveri ja Kristiniga seal olla on koos, et kolmene punt liigub, et saate hakkama oma vahel? Ja, nendega on väga tore ja tihtipeale on meil veel seltskonnas inimesi, kas siis rajal oleme veel kellegiga või näiteks praegu Airbnb-d jagame Soome tüdrukutega, et Evelina ja Henna on meil siin, et meil on alati siuke tore punt koos. Vahva. Rääkides inimestest, teistest mängijatest, siis küsitakse ka, et kes on olnud sinu võib-olla sellised lemmik puulikaaslased või kes sulle teistest naistest nagu silma on jäänud? Kõik on hästi toredad olnud, et kindlasti jäigi mulle meelde see minu kõige esimene puul, kus ma mängisin Tigeri ja issand, ma just nime ei mäletagi kahjuks enam. Ma olen hästi halb nimede mäletaja, aga igatahes just see, et jah, nad olid nii toredad ja avatud ja meil oli hästi tore. Ja samamoodi viimasel vakoringil sain Elaine Kingiga mängida, kes on nagu väga kuulus discgolfi maastikul ja temalt oli just nagu huvitav kuulda, kuidas ta rääkis siis discgolfi võistlustest, siis kui tema alustas mängimist, kuidas registreerimine näiteks toimus kirja saatmise teel ja mingeid selliseid kogemusi, et väga-väga huvitav oli seda kuulda. Seda on rõõm kuulda, et temaga oled saanud vestelda, et tema on ka sageli neid naiste ringe kommenteerinud siis Discgolf Networkis. Ja esiteks ütlen ära, et juba uhke oli ka näha sind, vahepeal kaamera hüppas seal sinu peale. Ja mida ma nüüd küsida tahtsin, oli see, et Elaine King nagu kommentaarides sageli ütleb ka, et seal tehniliselt tahaks näha, et see mängija natuke parandaks seal nurka või putil mõtleks sellele, et kas ta mängulisi asju jagatakse ka palju, et ma ei tea, kas siis Elaine või teised mängijad, et kui palju sellist infot liigub? Niimoodi keset mängu kindlasti mitte pigem. Ja ma mõtlengi võib-olla lihtsalt muul ajal, kas ütleme siis, kas näiteks Elaine tuli midagi sellist ka rääkima või ilmselt vist jätkata üksteist õpetama? Ei, sellist ei olnud. Okay. Et see lihtsalt jääb sealt ülekandes silma, et Elaine'ile meeldib analüüsida tehnikat ja nüansse ja otsuseid. Mis su sellised põhikettad või relvad siis nüüd on välja kujunenud nendel kahel võistlusel, millele sa oled kõige rohkem näiteks tiialal toetunud? Grace ja Raiv ja üks uus ketas, mille ma kotti võtsin USA jaoks, on Alberti Signature Recoil. Et see on ketas, mida mul Eestis ei ole kunagi vaja läinud, sest ta on minu viski jaoks väga kange, aga siin nende tuultega tuleb väga kasuks. Te tegite seal Silveri ja Kristiniga kõik seal Grand Canyonis fotosid. Kas ka sinu jaoks on olnud see sightseeing nii-öelda siis senimaani lemmik hetk väljaspool discgolfi on veel olnud midagi, mida sa oled väga nautinud Ameerikas olles? Ja kindlasti see on üks lemmikhetkeid, et midagi sellist külastada on ikka väga-väga suur ja lahe kogemus. Aga mis siin ikka, me külastame erinevaid huvitavaid söögikohti, et ameeriklased on väga avatud, kõik tahavad meile pakkuda, et minge proovige seda, see on hea ja see on hea. Ja Ameerika kinos oleme käinud ja siuke tore on. Ja siis viimane küsimus, et kuidas siis ameeriklased sinu perekonna nime hääldavad? Juba alustame eesnimest, et Kate'it ei ole ma ammu kuulnud. Ma isegi ei proovi enam kellelegi öelda, et ma Kate'i olen. Ma ütlen, et ma olen Katie ja nii see on. Ja esimesel võistlusel küsiti küll mitu korda, nad küsivad alati enne seda announcimist nagu üle, kuidas hääldada. Aga esimesel võistlusel olin ma Tatei ja umbes midagi sellist on. No midagi sellist tuli ülekandesse ka.
Kuule, aga treeningringid vist ootavad täna ja aitäh sulle, Keiti, nende vahetud muljete eest. Sama asi. Oleme uhked ja soovime kõike paremat järgmisel 2 etapil ja siis tuled Eestisse, eks ole, vahepeal. Ja. Okay. Ja, aitäh sulle. Ja, sulle ka. Ciao. No nii, hommikust, Silver. Selles mõttes ei ole ilmselt saladus ja teadmata, et need praegused esitused ei ole ilmselt nagu sellist rahuldust toonud. Aga kirjutasid ka Instagramis selle kohta väiksed mõtted kokku, et kuidas sa nagu täna ennast tunned kõige selle suhtes, mis on olnud ja kus sa siis nagu täna oled emotsionaalselt võib-olla? Tere hommikust kõigepealt. Emotsionaalselt ja niimoodi on tegelikult kõik hästi, et ma ei tunne, et millegi taha siin midagi jääks, aga mängud on päris raskelt tulnud, võistlusringid on väga raskelt tulnud. Treeningutel on kindlasti tunduvalt paremini läinud. Aga see suur tugev tuul on minul olnud siin päris selliseks segavaks faktoriks, et ei oska enam kettaid usaldada mingites olukordades. Ja selliste hetkede pealt hakkab see mentaalne pool natuke lagunema ja siis ei usalda enam oma järgmist liigutust ja võib-olla mingit järgmist liigutust ja nii see rong on natuke keerlema läinud siin. Sa natuke vastasidki selle ära, mis ma tahtsin küsida, et tegelikult ju kõik Eestis, kes on näinud siin mängimas, teavad, et kas või need Veiko metsarajad on ju, Silver rahulikult eest käega viskaks seal kindla peale need rajad ära, aga siis oligi otsused, mentaalne mingi usalduse puudumine, ketta käitumise vastu, sellised asjad või? Jah, mitte nüüd igal korbil, aga seal avatud radadel ikka, kui võtad oma kõige stabiilsema ketta ja viskad ta õigesti välja ja ta läheb lõpuni üle ära või juhtub midagi, mida sa ei oota, siis hakkad nagu mõtlema, et mis järgmine kord sarnases olukorras juhtub, et mis siis üldse tegema peaks. Sealpool Ameerikas sa ei ole enne võistlemas käinud, eks ole? Et kuidas sa nüüd võrdleksid nende idarannikute radade ja üldse kogemustega, võib-olla ka korralduslik pool, et lihtsalt see võrdlusmoment, et sa ei ole küll nüüd päris läänerannikul, aga natuke rohkem sealpool ja praegu Texases. Ma ei usu, et siin väga radade osas mingid suuri erinevusi on, et mets on mets ja avatud on avatud, et võib-olla ei näe nagu kõige ilusamad välja, just kuna siin on nii kuiv ja selline mitte kõige ilusamad nii-öelda discgolfirajad, aga oma profiililt nad ikkagi on üsna sarnased igal pool ilmselt, et siin küll mingid suuri muutusi ei ole ja korraldusliku poole pealt on siin mingid väikseid vimkasid siin-seal olnud ja nüüd hästi suurt arutelu, ma ei tea, kas see info teieni ka jõuab, aga on radade nii-öelda parride ja muudatuste kohta siis võrreldes eelmiste aastatega. Et enam-vähem nii, et kui Veiko turniiril eelmine aasta võisati mingid iigleid või saadi kuskil mingid par neljadel kahtesid, siis järgmiseks aastaks ehk siis tänavuseks turniiriks olid need kõik muudetud par kolmedeks. Sama on nüüd ka tuleval sellel Beltoni rajal, et üks par 5 on muudetud par 3-ks, mis tundub täiesti ekstreemne ja hästi palju par 3-si on muudetud veel nagu tunduvalt pikemaks ja raskemaks, mis siin mängijate suust on nüüd kuulda olnud, et kellelegi ei meeldi, et võib-olla siin natukene on selle korraldusliku poolega üritatakse teha radu raskeks lihtsalt nagu mitte rada paremaks disainides või keerulisemaks disainides, vaid muutes siis natuke nagu utoopiliseks mõnda rada nii-öelda kättesaadavust. Aga sarnasel teemal rääkides, siis ma tšekkan siit üle Veiko 13 korv äkki. Härra viskas iigli, oli ka video, et ometi mingisugused sellised säravad hetked oli. Lihtsalt inimesed on küsinud, et tahavadki teada nii sult kui pärast Alpsilt, et kuidas see iigel ikkagi juhtus ja kas läksidki selle peale välja? Jah, et esimestel võistlusringidel võib-olla hoidsin natuke rohkem tagasi mingites olukordades, et see ei ole ka selline straight forward rada, et sa pead ikkagi tii pealt tabama mingi 60 meetri peal ühte kindlat auku ja panema siis ketta tööle enda kasuks, kas paremale või vasakule nii-öelda essitama. Ja mul oli siuke vahva seik, et see Nate Perkins võib-olla Instagramist juba lugesid, aga kirjutas, või tähendab, mis kirjutas, mängisime koos, ütles, et teeme lihtsalt $1 peale, kes saab tii pealt pikema viske. See on USA-s siuke hästi tavaline teema, et ma ei tea, treeningringidel tehakse siukseid asju igal pool
ja no muidugi ma olin nõus ja kohe, kui ta oli oma viske teele pannud, siis ma teadsin, et kui ma mingilgi määral oma liini taban, siis ma saan tast vähemalt kaugemale. Suhteliselt okei, soosiv tuul oli ja tegelikult ma läksin ka alla viskama, et treeningringidel ma sinna mõnel korral üsna lähedale sain, aga see oli siis ütleme nii-öelda parim sooritus ja siis Kirsiks tordil sain selle putiga sisse sealt kuskilt 20 pealt, et seesama ringi lõpp, seesama Eagle andis mingil määral boosti ka järgmistele radadele, kus ongi tegelikult seal kohe edasi nüüd 15-16 tahavad siukseid ekstreemselt pikki viskeid saada ja viskasin 15. kus ma arvan, et birdisi ei võetudki seal, vähemalt mitte igal ringil. Viskasin üsna lähedale, küll ei puttinud ära, viskasin lay-up'i, sest tuuline oli ja siis kohe järgmisel rajal on vist oli 182 meetrine rada, viskasin circle 2 samamoodi forega, et natukene andsin seal lihtsalt tuld, et ei olnud nagu enam nii oluline, võib-olla kas ma selle täpsusega kaotan, aga lihtsalt, et saaks korral nagu välja elada või saada need visked päriselt ka lendu. Võt seda ma tahtsingi puudutada, et kas natuke said seal viimasel ringil nagu lasta heas mõttes minna ja tegelikult said sellise positiivse emotsiooni kaasa. Paar kiiret küsimust veel. Sama asi, et mis ketastele oled kõige rohkem nagu toetunud või millega kindlalt Peltonis ka lähed? No ketast osas ma tegin siin off-seasonil päris palju vangerdusi, et ma tegin oma koti Defenderitest tühjaks ja panin kõik Drive'i tasemele, mis siis tuleb nüüd välja või mõnes mõttes teadsin ka varem, et Defender oli uuena kindlasti stabiilsem ja kannatas tuult rohkem. Aga ikka Drive'ide peale olen praegu oma mängu ehitanud ja tii pealt, kui driverit on vaja, siis ainult Drive on lendu läinud, et nagu siin Keiti ka ütles, et need tuulekettad, nii-öelda tuulekettad, mis Eestis kannatavad tuult, siis siin ei ole nendega midagi teha, et need tuuled siin esimese 3-4 nädala jooksul on olnud ikkagi nagu ekstreemsed, aga selle peale ma segan korra vahele, et kas sa nõustud siin, keegi viskas ka nalja meil grupis, et põhimõtteliselt Waco oli siis Saue rada Muraste tuulega või? Ja ma vist nägin seda kuskil kommentaaris, jah. Muraste tuul on ikka poisiki selle kõrval, mis siin toimub. Okay. Et siin, aga jah, piltlikult jah, umbes nii ta oli. Aga peale Raivi veel mingi hetkeni viskasin Grace'e, kui oli soodne taganttuul või head tingimused, aga need ma panin kõik ujuma ära. Et Grisso vist ütles, et ta on 5 jagu saanud, mul on vist 7 või 8 tükki on vees, et siin mõndade meeste tiide pealt, mõned tiialad erinevad siin turniiridel, väga palju erinevusi ei ole, et võib-olla muudetakse parre naistel, aga mõned visked on olnud sellised väga tuulistes tingimustes, väga pikad ja siis on neid jäänud sinna vette natukene ka. Aga eks siin jah, üle stabiilne, kõik, mis on üle stabiilne ja on kotis, siis need saavad kasutust, et väga mingid joonistamisi siin teha ei saa, et need rajad lihtsalt ei luba. Okei. Kes sinu jaoks praegu sellised, sa rääkisid siin Nate Perkinsist, kas keegi veel on selline mõnus, nauditav, puulikaaslane inimene, kellega sa seal oled aega saanud veeta? Jaa, absoluutselt. Ei ole pigem selliseid halbu kogemusi veel olnud, et väga palju tuttavaid nägusi, kellega ma olen koos mänginud, et siin Tim Barham, Paul McBethise, Nick Karel, kes siin oli ka Vakos leadkaardil, et natuke nendega koos mänginud ja võistlusringidel ikkagi kõik on toredad, et ei ole nii, et nüüd kellegagi ei tahaks. Kui Nikoga ühte punti ei satu, nii kaua on kõik hästi, et teistega kannatab nagu lõbusalt mängida. Okei. Kas te eurooplastega olete seal natuke ühte ka hoidnud, et praegugi olete soomlastega majutust jagamas? Kas eurooplased natukene hoiavad omaette ka või? Ja ikka, et kui rajal näeme, siis on ikka alati teistmoodi kuidagi need tervitamised kui usakatega, et jah, et siin rootslased on meil tegelikult sama hästi läbi Liinusega ja Somme on siin mitmeid, Lauri ja Mikael ja nüüd tuleb neid juurde ka Texas State'i ajaks ja Soome tüdrukud küll turniiri ei mängi see nädal, aga nad majutavad hetkel meiega koos, jah, et mul on praegu selline tuuri majutus on siin 4 naisterahvaga, et päris selline huvitav olukord. Okei.
Üks selline küsimus veel lõppu, et sageli ka kui eestlased või üldse eurooplased käivad Ameerikas, siis tahetakse ka nagu väljaspool võistlusi igasugu videosid teiega teha ja mingeid väikseid asju. Kas neid pakkumisi on ka praegu olnud või tulnud? On olnud üks toimus eile, spoilima ja midagi ei hakka, aga ei soovita kellegi vaadata, väga halvasti läks. Okay. Et ei, ikka midagi tuleb. Nad on hästi huvitatud eurooplastest ja üldse tunnevad huvi nagu kõige vastu ja samamoodi küsivad väga-väga palju küsimusi, et siis ongi juba mingi hetk lihtsam, et come on, kutid, tulge lihtsalt Eestisse, et kaua te küsite ja uurite ja puurite, et tulge lihtsalt ükskord kohale. Väga hästi suhtutakse meisse. Õige jutt. No selge, Silver rohkem täna kinni ei hoia, Pelton ootab ja pärast seda on mis võistlus? Texas State Championship. Texas State, et jah, ühesõnaga vallutage siis Texast ja ainult parimat. Tänud sulle. No aitäh. Tšau. Nii, tere hommikust, Albert Bazuka. Kuidas sul läheb seal Ameerikas? Kuule, tegusalt, et nüüd on niisugune vähe soojem nädal ees ootamas, et võtame suht maksimumi sellest. No sa oled jupp aega ikka USAs juba olnud, et ma veel salvestasin sinuga ühte jutuajamist mõni päev enne, kui sa ära lendasid. See oli veebruaris, kes mäletab millal. Sa oled nii pikalt olnud. Mis see nagu kokkuvõttes senine emotsioon on olnud kogu sellest treeningperioodist ja võistlusperioodist, et mis muljed on? Selle mõttes on nagu äge mängida neid. Ma ei ole siin Vegas mul on korra mänginud, aga põhimõtteliselt Texas ja kõik sees swing on nagu täiesti uus minu jaoks, et siis see on päris põnev ja mulle meeldib, vähemalt Waco puhul meeldis see, et see on nagu hästi palju keskmaid visata, et väga palju ei ole neid radasid tuuril, kus üldse keskmaaga midagi just nagu tiibelt midagi teha on. Et Wacos kõik need metsarajad olid suht siuksed trusti rajad mulle, et see mulle nagu meeldis ja ma suht võtsin maksimumi sellest, et nüüd see siin Peltonis natuke rohkem avatud distantsikaid, aga ka paar midari sutsu vahepeal ning ma ootan juba seda Tylerit ehk siis kus Texas States on, et see tundub ka siuke kombo nagu lageda ja puise vahel, et eks näis, mis seal siis ees ootab. Nendest senistest võistlustest, millisega sa nagu oma esitluse mõttes kõige rohkem rahul oled jäänud? Wacoga vast. Selles mõttes mõlemas võistlusest nii Las Vegases kui Wacos oli nagu, kuidas ma ütlen, ega ma nagu mingit poolsooritust tegema läinud, et ma andsin rajal ikka endast maksimumi, et selles mõttes ma nagu väga ei põe nagu selle pärast. Et jaa, et muidugi alati oleks parem, aga samas ma nagu eriti nagu Waco pool ma tunnen, et ma mängisin nii nagu ma tahtsin ja et jah, ei ole nagu mingisugust kahetsus rajal. Aga küsime siis natukene lihtsalt selliseid disc golfi kogukonna küsimusi, mis siia teele pandi, et võib-olla ühel vennal oli siin vähe siuke kriitilisem küsimus, et saame siis selle nagu kohe nagu eest ära, aga samas kihvtilt sõnastatud, et näiteks kui tema on vaadanud su ringide tulemusi, siis tundub, et ainult siuke 4-5 stroke'i on olnud puudu, et olla nagu kogu aeg nagu praktiliselt tipus konkureerida. Ja võib-olla tema küsimus oligi, et mis sa ise ütleksid, et kust need 4-5 viset nagu puudu on kõige rohkem jäänud, kas lihtsalt täpsus, on see olnud puti pealt või võib-olla lihtsalt ketta valikuga oleks võinud teha parema valiku? No ma arvan, et Waco puhul statsidest tuleb väga selgelt välja, kus see nagu vahe tuleb, et drive'idelt olen suht top 10 olnud ja siis putiga nagu alumises pooles, et siis see nagu tulemus on seal keskel enam-vähem. Aga samas nagu, ma ei tea, ma väga nagu ei põeda selle pärast, ma tean, millega ma tööd teen hetkel ja kui nii-öelda lihtsalt ongi, tean, millega ma praegu tööd teen, pean lihtsalt kannatlik olema ja küll asjad lähevad oma soodu. Kas sa oled kaotanud ära ka mingid juba endale väärtuslikke ketteid? Ameerikas on see alati nagu selline valusam vist, et ei ole nii lihtne kohe asendust saada. Ma vist tegi 2 kettast olen kaotanud. Ühe kaotasin Las Vegases, mingisuguse konnatiiki põhimõtteliselt, aga siis ja nüüd teise kaotasin Wacos viimasel ringil, viimasel rajal. Et
Muidugi Wake'os ma kaotasin enne finaalringi, ma kaotasin siukest vist äkki no 3 põhiketast viskasin vette, ühe sain samal päeval tagasi, aga siis 2 sain järgmisel päeval nagu mõnes mõttes tagasi. Et nagu see oli korra siuke päris valus löök, aga samas endal on nagu varud kaasas, et ei ole nagu nii hull see asi ja samas nagu, kuidas ma ütlen, põhimõtteliselt teadki, mida uued kettad teevad ja lihtsalt, et kus kompenseerida, et saada seesama oma nagu vana kettalent kätte, et siukest sedapidi skill'i on ka nagu veits, et lihtsalt tuleb kohaneda. Kristin Silvergate'i peaaegu kõik ühest suust ütlesid seda, et seal praegu on olnud ikkagi valdavalt tuulised võistlused, et see, mis Eestis on tuuleketas, seal ei ole tuuleketas. Kas sina nagu oled sama vaadanud? Tuuline on küll jah, aga ütleme, et põhimõtteliselt, kuidas ma ütlen, mul on enamasti kotiseisu ikkagi nagu suht kanged kettad, et ma lihtsalt võib-olla siis, kui ma saangi aru, et okei, et täna on nagu veel nagu natukene tugevam see on tuul kui varasemad päevad, siis ma lihtsalt panen ühe, kas siis Tutika Ballista Pro või siis ongi OptoX Ballista Pro või siis OptoX Recoili kotti ja enam-vähem sellega ma saan hakkama. No nüüd sa vastasid ära ka, et millega sa põhiliselt viskad vist, et ikka Ballista Pro ja... Ballista Proga peamiselt siuksed avatud raid ja siis metsa vahel, kui distantsi nagu kõik mugavus lubab, siis trustiga. Üks küsimus oli selle kohta ka, ma täpselt sõnastust ei mäleta, aga päris palju on näha olnud, et jällegi sotsiaalmeediast kas või, et sa päris tihti ka lähed praegu eestkäega peale, et kas sa oled nagu eestkäes leidnud veel mingi lisaenesekindluse või julguse? Pigem ma ise ütleks, et ma olen just vähem, et ma tunnen, et hooaeg on pikk ja kuna siin mõned, et ma nagu pigem hoian neid ESG-viskeid selle jaoks, kui mul tõesti vaja on. Et ESG on lihtsalt kehale veits kurnavam, et siis ma nagu, kui mul tõesti jah, nagu kui rada ei ütle mulle, et davai, et siin sa pead ESG-ga minema, et siis võib-olla ma vaatan, mis ma seal kõigepealt teha saan. Et jah, et lihtsalt natukene kehalt nagu seda ja käelt siis seda mahtu maha võtta. Et aga ma tunnen, et näiteks Wake'os enamus tiiviskeid ma ütleks, et ma viskasin tunnelit tagant käega, ja mulle meeldib tunnelit tagant käega visata, et ma ei tunne, et ma olen tabamises kuidagi kehvem või midagi. Mida sa nagu üldse oled nautinud senise Ameerikas oldud aja jooksul? Sa oled seal soomlastega palju hänginud ja trenni teinud, praegugi oled nendega ühes majutuskohas Peltonis ootamas võistlust. Et kas see on inimesed, on need olnud mingid elamused, oled saanud mingit ägedat kohta näha? Mis praegu nauditav veel on olnud väljaspool täitsa võistlusi? Ma arvan, et siuke jah, ütleme, et soomlaste pool on see, et ma olen siin nagu ongi Mikael Häme ja Lauri Lehtjaninega pikemalt koos on, siis Wake'os oli ka Evelina ja Henna meiega pundis. Et pigem oli ka see, et varem ma ei ole nagu nii, kus ma ütlen, lähedalt siis nagu nendega kokku puhtunud, rajal küll, aga tegelikult kui sa ikkagi koos oled, siis räägid rohkem, saad rohkem aimu, kes mis on, et see on nagu päris nagu äge on, et nagu lihtsalt nende inimeste kohta niimoodi õppida ja samamoodi lihtsalt avastada ka, et siin või Texases ei ole küll väga palju ringi vaadanud, aga mis Nevadas siis Grand Canyonis käisin ja Death Valley's, et siuksed päris võimsad nagu landmarkid on nagu ära nähtud, et see on päris omaette elamus ja kindlasti neid tuleb veel palju siin selle aasta jooksul. Sa oled nagu teinud selle valiku, et sa jääd väga-väga pikalt Ameerikasse sellel hooajal. Nüüd, kui sa reaalselt oled seal varsti 2 kuud olnud, et kas sa tunned, et sa oled jätkuvalt valmis selliseks pikaks maratoniks, et olla seal? Ma arvan küll, et treeningplaan on nagu paigas, ma tunnen, et see toimib. Ma tean, kuna on puhkused ja need puhkused toimivad õigel ajal ja samamoodi siis ma päris iga nädalavahetuse mängi, et mingi aja tagant on ikkagi mingi vahenädal, et siis selle aja jooksul saab selle vajaliku pausi kätte nagu. Ja ongi, siin on omad sõbrad tuttavad samamoodi, et nagu igav ei hakka. Rõõm kuulda.
Waco 13 viskasid ka iigli nagu Silvergi, et selle kohta tuntaks huvi, et kuidas see ikkagi täpselt tuli, et see vist kuskil videos ei ole. Põhimõtteliselt kerge viha pealt läksin, kütsin forega paugu mingine, ma ei tea, 14-12 peale ja siis puttisin sisse, et kahjuks üks iigel jäi tulemata, see oli rada 16, et seal viskasin ka ringi sisse, aga jah, seal siis ära ei puttinud. Nii et sarnane asi, mis Silver ütles, et see oli ka viimane ring sul, jah? Jah. Et see oli nagu, et läksidki panema? Ja ma mõtlesin, et oligi, et muidu ma mängisin ühte teist liini üldse seal rajal, aga siis tol hetkel ma vaatasin, okei, et ma teadsin, mis seis on või noh, ütleme, tuju oli rohkem veits riskida ja siis ma teadsin, mis on see liin, mida ma mängima, kui ma tahan kuhugi jõuda. Ja siis tabasin liini hästi ja siis üllatavalt kaugele jõudsin oma viskega ja siis mõtlesin, no, et vaatasin, et väike rahvas ka seal, et see võiks nagu üks väike bazooka moment olla ja nii ta läks. Ja tegid bazookat siis? Tegin bazookat. Rõõm kuulda. Kas keegi veel sinu konkurentidest on sind kuidagi väga üllatanud, et on ta sellel aastal kuidagi eriliselt heas vormis või teeb mingit täitsa uut moodi asja, et lihtsalt kui palju sa, ma ei tea, jälgid teisi konkurente lihtsalt kõrvalt pilguga, on selleks aega üldse? Niimoodi ma ei oska öelda nagu mängupildis, aga mul on tunne, et Thomas Gilbert, et vahet ei ole, mis seis on, et kui ta on, ütleme, 4 või 5 visati isegi top 10-ga vahe, siis tema viimasest ringist võib vabalt see nagu vahe tahta tulla. Kuidas siis nagu Eesti discgolfi fännid ja kogukond kõige paremini saaksid sind toetada ja sulle kaasa elada, et rahaliselt ma arvan, sul on eelarve paigas, aga kuidas lihtsalt saab sulle toeks olla ja kaasa elada nii-öelda, et mis sulle nagu korda läheb? Ma ei tea, lihtsalt jälgida tulemusi. Lihtsalt kui läheb hästi, siis ja endal hea meel selle on, siis kindlasti märku anda, et alati ma nüüd sõnumeid näen ja see on tore ikka lugeda ja samamoodi näiteks, kui see on üks hetk tulebki uut bazooka merchi välja, on siis need Team Series kettad, mütsid või mis muud asjad. Et siis iga see ost tegelikult toetab päris palju hooaja lõikes ja see annab mulle võimaluse siin seda asja teha, et ma olen väga tänulik kõikidele, kes läbi selle toetavad. No super, ühesõnaga kirjutame sulle ikka julgelt sõnumeid ja ostame su merchi ja bazooka saab paugutada. Tänud, Albert, ja edu siis Peltonisse ja ütlesin teistele ka, et ikka eestlase hing on uhke teie üle ja tore, et Ameerikas on see aasta nii pikalt ja nii paljud võistlemas. Suured tänud. Okei, suured tänud. Nii väikese boonus contentina siis oleme ka palunud ühe tõeliselt vapra discgolfi harrastaja siia videokõnesse ka. Anna-Grete Arak, tere hommikust. Tere. Kus sa praegu oled? Olen California osariigis, Sacramento linnas, siis põhjaosas. Ja sa ei ole seal üksi, eks ole, su kaaslane on sinuga? Just nii, kaaslane Reijo ja temaga koos hakkame siis juba reedel homme mängima discgolfi võistlustel. Kas see loom tuli ka Eestist kaasa või? See on kohalik. Kohalik tõug. Kuule, lihtsalt see on niivõrd inspireeriv ja tore näha, et ka harrastajate tasemel võetakse selliseid USA trippe ette, et kust see mõte kõigepealt tuli? Eks see mõte on juba ammu olnud, aga kass siin segab, tahab rääkida minuga. No las ta teeb ka intervjuud kaasa, mis seal ikka? Ja juba mõte oli juba ammu, aga polnud julgenud nii-öelda minna ja võib-olla Tommi Markuse abiga siis sain innustust, julgustust ja nüüd siis siin me olemegi. Väga vahva. Tegelikult juba 2 võistlust on selja taga, Memorial ja siis Surf City Open. Räägi, kuidas teil nendel võistlustel läks, võib-olla räägi endast rohkem peaasjalikult, aga no kuidas oli siis esimesed emotsioonid ja kõik see kogemus nüüd? Memorial oli ikka
esimese võistluseks nagu väga vägev, et kõik see Fountain Hillsi rada ja see maanilised vaated, et seal on lausa lust discgolfi mängida. No tulemus esimese võistluse kohta keskpärane, ma arvan, et läks enam-vähem. Ja Surf City Open oli siuke väiksem võistlus, pigem kohalikul tasandil. Ja ütleme, et seal läks ka päris hästi, et kohaliku tüdrukuga sai seal kõvasti võideldud. Kahjuks jäi natukene alla seekord. Sul oli tegelikult täitsa esikoht tehtav, läks ümber mängimiseks, jah? Ja jõudsin järgi talle, aga kahjuks ümber mängimisel ebaõnnestusin. Okei, no ja mis siis nüüd veel plaanis on? Mis seal Californias juhtuma hakkab? Homme juba algab siis 3-päevane võistlus siin. See peaks natuke suurem olema kui eelmine. Ja kuna ma kokku olen siin 6 nädalat, siis iga nädalavahetus on võistlus. Et sõidame siin ringi ja naudime discgolfi melu. Kas kõik on olnud ootuspärane või miski on olnud väga üllatav ka nagu selle ettevõtmise juures? Ma ei uskunud, et inimesed siin nii kuidagi sõbralikud kokkuhoidvad on, et võõrastega tullakse väga kergelt rääkima ja et see on väga-väga tore olnud. Jah, no seda on sellest kiisustki näha, eks ole, jah, et tuleks julgelt suhtlema. Ja. Miks sa soovitaksid igal teisel Eesti harrastajal sarnane asi ette võtta? See on ikka teistmoodi kogemus siin mängida nagu discgolfi mekas. Discgolfi ja need maalised vaated, mida ikkagi sa oled eestlasena, oled ainult YouTube'is näinud, neid kogeda on ikka võimas tunne ja ikka professionaalidega koos mängida on ka teine tera. Memorialil oli üldse eestlasi palju koos, eks ole, sa said ka meie Eesti pro-mängijatega seal kokku, veel teisigi harrastajaid oli, et kas sa oled nõus, et sellist kogemust nagu oli Memorialil võiks olla USA-s tegelikult tihedamini, palju rohkematel nädalavahetustel? Just seda, et eestlased saavad siis nagu kokku, et me ei loe nagu ühega sõrmedel palju eestlased, vaid neid ongi nagu palju ja vägev on näha, te tegite seal mingi grupipildi ja kõik nii edasi. Ja kindlasti ma arvan, et nüüd on Eestist ka kergem tulla siia tänu selle koroona jamale, mis on selja taha jäänud. Ma loodan, et palju rohkem inimesi võtavad selle tee ette, sest siin on väga vägev. Kuule, aitäh sulle selle lühikese muljetamise eest, et sinu ja siis Reijo eeskuju on väga inspireeriv ja ainult parimad siis ka järgmistel võistlustel. Aitäh sulle! Aitäh sullegi!